Selleks, et tegeleda siis kunstkudumisega, on meil vaja heegelniiti ja sukkavardaid. Alguses on neid vaja 5. Pärast saab võtta sellega ringvarraste peale, et töö tuleks ühtlasem ja oleks silmale ilusam vaadata. Lisaks on meil vaja mustrit. Ja siis selleks, et hakata seda tegema, on meil vaja ka heegelnõela. Niit ei tohi olla väga jäme, sest sel juhul jääb ta varraste peale väga hunnikusse. Ja ta ei tohi olla ka väga peenikene, sest siis ei tule see töö väga ilus. Motiivid jäävad hõredad. Ma üldiselt teen sellise 2-kordse ringi. See kett kipub siia keskele jääma väga robustne ja suur ja jäme. Et ma üldjuhul võtan sellest ketist ja selle niidi teise otsa ma jätan ka siia selle oma keti sisse. Ja katsun siit siis need asjad kuidagi varraste peale võtta niimoodi 2 kaupa. Igale vardale 2 silmust. Et siis sealt saaks minna edasi. See on muidugi üsna tüütu ja ebameeldiv töö. Saaks juhuks siia pidurid otsa, sellepärast et see varras võib siit igal ajahetkel tegelikult välja kukkuda. Niidi jämeduse koha pealt mina olen kasutanud number 20, mis sobib number 1,5 vardale. Ameerika jämedus on siis 3,0 või number 2 vardale sobiks ta ka. Number 2 võib isegi teha natuke jämedama niidiga 24 või 30. Ja kui see asi on meil nüüd siis võetud nagu siia varraste peale, siis järgmine etapp on see, et peaks hakkama kuduma. Muster on muidugi alati tähistatud niimoodi, et ta on üks ring on mustriring, teine ring on parempidi ring, siis on uuesti mustriring, siis on uuesti parempidi ring. Ja seetõttu on mustrid numbrid, mis siin on ridade ees, kootakse paremalt vasakule, siis numbrid, mis ridade ees tähistavad siis mustriringi ja need numbrid, mida ei ole tähistatud, siin on ainult paaritud numbrid, tühjad ruudud mustri sees on tehtud selleks, et pilt oleks ülevaatlikum. Need tühjad ruudud tuleb jätta tähelepanuta ja neid ei ole vaja kududa mingil moel. Kui me siit mustrist nüüd siis edasi hakkame minema selle kudumistööga, siis tuleb kindlasti vaadata, et see keskmine osa jääks võimalikult kena. Ja kui ta on nüüd meil siin olemas 8 silmusega, siis siit edasi hakkab siis kudumisprotsess. Kuskil reast 10 või edasi juba hakkab see asi minema natukene paremaks, siis on juba näha, et mis toimub ja ka miks toimub. Et nendel esimestel ringidel kindlasti õhksilmused, mis on mustrisse kirjutatud, on mõistlik võtta ring hiljem parempidi silmuse ajal sealt teiste silmuste vahelt, sest et muidu see asi jääb teil väga lödi ja mitte üldse ilus, kui te see ükskord valmis saate. Kui te olete jõudnud kuskil umbes 50. reani, siis on mõistlik võtta ta ringvarda peale. Ringvarda pikkus võiks olla esialgu 50 centimeetrit. Hiljem, kui ta sinna enam hästi ära ei taha mahtuda, siis võiks ta olla ka juba siis sõltuvalt, kui suur see muster teil on. Nüüd on paar kuud mööda läinud. Me oleme jõudnud selle tööga lõppfaasi. Ja nüüd me oleme siis sellises staadiumis, kus iga ringi peale kulub umbes tund kuni 1,5. Heegelnõela ei ole mõtet kaugele ära panna selles mõttes, et alati on võimalik, et mõni silmus libiseb varda pealt maha. Ja ega ta muidu kätte ei saa, et sel juhul tuleb teda heegelnõelaga sealt püüda ja on tugevamini tõmmates võimalus, et see silmus läheb läbi 2-3 rea, et siis on siin teinekord päris tükk pusimist, enne kui teda jälle enam-vähem sellisesse pilti saab, et ta nagu olemas on. Kui te nüüd olete selle töö ära lõpetanud ja te olete siit selle maha heegeldanud, siis ta näeb välja selline mässakas, aga ta võiks välja näha midagi sellist, mis siin selja taga on.
selleks on vaja ta esmalt pesta ja kui see on ära pestud, siis mina kasutan tärgeldamiseks kartulitärklist. Keedate umbes liitri vett, lahustate umbes 1,5 supilusikatäit tärklist külmas vees, klaasitäies ja valate selle sinna just keenud kuuma vette. Saate kisselli, panete selle liiniku sinna sisse. Kui ta on seal natukene maha jahtunud, siis ta on imanud selle tärklise omale sisse. Siis väänate selle kuivaks. Ja kui te siis tahate seda venitama hakata, siis teil on vaja mingit tugevat alust. Siis võtate paberi. Teil on teada, loete kõigepealt üle, mitu siin neid sakke on, kui palju teil neid jagamisi vaja on. Jagate selle ringi siis vastavalt nii suureks. Kõigepealt ühtepidi, siis teistpidi, siis need vaheosad ja niimoodi teda siis venitatakse ja pingutatakse. Siis ta püsib päris hästi, need tööd, mis siin on näha, osad on mingi 10 aastat juba siin plaatide peal ja midagi nendega ei juhtu, tolmu nad ei karda. Laua peale tolm ladestub horisontaalse pinna peale, aga vertikaalse pinna peale ta ei ladestu. Nii et kõik ta nagu säilitab oma vormi ja visuaalse efekti päris pikaks ajaks.